Ja nüüd teistel teemadel. Praegu Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juhi kohalt töötaval Indrek Tibaril ei ole huvide konflikti seoses tema asumisega Eesti justiitsatašeeks Ameerika Ühendriikidesse, hindab riigi peaprokurör Andres Parmas. Endine rahandusminister Martin Helme ütleb, et Ameerika Ühendriikidesse justiitsatašee saatmine ülesandega esindada Eesti huve sealsetes Eesti pankasid puudutavates rahapesu uurimistes oli plaanis juba eelmisel valitsusel. Et aga ametikohale asuv Indrek Tibar tuleb Swedbanki finantskuritegude tõkestamise üksuse juhi kohalt ehk töötab pangas, mis on samades rahapesu asjades uurimise all, näitab Helme sõnul, et praegune valitsus rahapesu uurimisse panustada ei soovi. Kui üldse öelda, kunagi on mingisuguses kontekstis sobinud lause kitskärneriks, siis see on täpselt see. See on niivõrd jultunud käitumine, et seda ka annab aru saada. Swedbanki osalus Eestit läbinud kahtlase päritoluga raha transiidis on märkimisväärne, ulatudes näiteks aastatel 2010 kuni 2016 hinnanguliselt 20 miljardi euroni aastas. Mullu märtsis sai Swedbank Rootsi finantsinspektsioonilt rekordilise 360 miljoni euro suuruse trahvi just vajakajäämiste tõttu, mis puudutasid rahapesu tõkestamist Balti riikides. Uus justiitsatašee Tibar on aga töötanud nii pangas kui politseis juhtivatel kohtadel. Seejuures oli ta ka aastatel 2007 kuni 2012 Swedbankis rahapesu ja pettuste tõkestamisega seotud ametikohtadel. Kõike tuleb vaadata oma aja võtmes. Minu roll tõepoolest konkreetsete juhtumite käsitlemine ei olnud. Ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis see raskuspunkt nendes tänastes uurimistes, millest me oleme meedia vahendusel kuulnud, on siiski hilisematel aastatel. Töötas ta seal mitte sellel ajal, kui neid kuritegevust toime pandi. Tema ülesanne ei olnud mitte kuritegevust toime panna, vaid tema töövaldkond seondus rahapesu tõkestamise, mitte rahapesemise. Parmas lisab, et Tibarit pole palgatud uurimist juhtima, vaid Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelise koostöö raames infot vahendama. Me ei näe, et see info vahendamine võiks kuidagi viisi ohtu sattuda. Indrek Tibari tööülesand ei puuduta kohtueelse menetluse juhtimist üheski rahapesu menetluses. Veebruaris otsustas valitsus lõpetada lepinguga Louis Freeh advokaadibürooga, mille eelmine valitsus palkas Helme eest vedamisel samuti Ameerika uurimistes Eestit esindama. Freeh lepingu üks suuremaid kriitikuid, Riigikogu liige Jürgen Ligi ütleb, et Freeh puhul esines tõesti huvide konflikt, kuivõrd advokaat oli varem seotud rahapesu kahtlusega klientidega. Samas pank on Ligi sõnul rahapesus siiski vahendaja ja seetõttu ta praegust valikut mõistab. Eks ta oli üllatus, lihtsalt see näitab veel, et ega väljaspoolt pangandust ei saa pangandusspetsialiste. Et ju nad otsisid, ju see oli konkurss ja mina selle konkursi aususes ei kahtle. Euroopa